juba nädalapäevad või natukene rohkem olete märganud siin minu selja taga üht pinki. Möödunud õppeaastal oli meil väga palju sündmusi kooli juubelisündmustega seotult. Ja see pink on punkt siis möödunud kooli juubelisündmuste reale. Ma usun, et kõik on tänase päeva osas väga elevil ja mõte on juba sellel, kuidas 9. klassi õpilaste poolt antavad tunnid välja hakkavad kujunema. Palun aga kõigilt veidi tähelepanu. Soovin selgitada, miks me oma õpetajate päeva seekord õues alustame. Mul on hea meel alustada tänast õpetajate päeva meie koolimaja ette rajatud pingi avamisega. See pink on pühendatud oma elutöö eest Mall ja Toivo Niinemetsale. Nad mõlemad töötasid pikki aastaid meie koolis õpetajana. Lisaks töötas Toivo Niinemets meie kooli direktorina lausa 27 aastat. Mitmedki meie praegused õpetajad on just Toivo ajal tööle tulnud ja mäletavad nii teda kui Malle alati hea sõnaga. Selleks, et Mall ja Toivo Niinemetsa nimi ka teistele võõraks ei jääks, ongi nüüdseks nendele pühendusega pink meil koolimaja ees. Hoiame seda palun uhkuse ja hoolega. Aitäh! Tere, Kehtna koolipere! Et see Kehtna koolipere on tegelikult palju suurem, kui täna paistab. Täna olete teie siin. Aga siin on ka 180 aastat enne käinud õpilased ja nemad ka kõik on see koolipere. Nii olen ka mina selle koolipere liige. Ma olen juba ajalugu mõnes mõttes. Teie olete tema tänane päev. Jah, 28 aastat sai siin direktor oldud ja üldse, siin ma võin ise ka eksida, kas 35 või 36 aastat sai selles koolis tööd tehtud. Siia ma pärast ülikooli tulin ja töötasin kuni 2011. aastani kaasa arvatud. Abikaasa Mall töötas samuti siin. Ja tema eriline omadus oli see, et ta oli laste poolt eriti armastatud ja ta leidis iga lapsega ühise keele. Lapsed käisid ikka vahetunni ajal talle südant puistamas, oma muresid rääkimas. Ta oli neile täiesti ema ees. Muide, minu koolielus on ka selline tore sündmus, et kui üks tütarlaps oli praktilise töö ajal füüsikatunnis kole hädas, siis ta kutsus mind appi ja hüüdis emme. Ja kui Malle juurde tagasi tulla, siis kõige unikaalsem näide tema tegevusest ja edust oli see, et üks tantsuri tantsis tema käe all 1. klassist kuni 11. klassini. Ja viimased siis aastad täiesti vabatahtlikult. Nii et, aga mul on väga hea meel, et mul on nüüd siin pink ja koht ka, kus kool saab mind istuma panna. Aitäh teile! Tere tulemast, armsad õpetajad! Kogu maailmas peab õpetaja ametit üle 80 miljoni inimese. Ja mõelda, kui tore on see, et just siia Kehtna Kutsehariduskeskuse saali on sattunud parim osa sellest 80 miljonist. Kutsun meie suurepäraseid õpetajaid tervitama
Head Kehtna valla hariduspanustajad, head kolleegid. Ma mõtlesin algatuseks provotseerida natukene. Kindlasti teate intelligentsete ja haritud inimestena, et ühte ametit peetakse siis maailmas kõige vanemaks. Legaalselt tegeldakse siis selle harrastamisega täna siis nii Hollandis kui ka Hamburgis Reeperkonil. No kui me võtame nüüd selle järgmise ameti, mis siis pärast seda võiks nagu tekkida, siis ma nagu mõtlistasin, et mis see võiks olla ja mina jõuan nagu õpetaja. Sest kui me võtame inimesed kui bioloogilise olendi või ma ei tea, mõne loomariigi esindaja, kala, vahet pole, me õpime ja õpetame esimesest päevast saadik, kui me oleme siin ilmas. Lihtsalt meie eellased või ka mitte inimesed teevad seda kuidagi intuitiivselt, sest on oma järglastele vaja mingi kogemus edasi anda. Aga teie siin, kes olete, või seda protsessi toetate, sellega süsteemselt, te olete kutsutud ja seatud seda tegema. Mul on au ja võimalus samuti süüa seda õpetaja leiba ja teen seda jätkuvalt 12 aastat, lugedes siis ühte kursust, kahte kursust kahes koolis, gümnaasiumis. Ja oma õpilastega siis arutledes, räägime erinevatel teemadel, näiteks ohtudest Eesti julgeolekule. Ja üks teema on olnud siis see, et usud. No, eestlased on väidetavalt kõige uskmatum rahvas maailmas. Ma ei tea, kas statistika seda toetab või mitte. Aga jah, meil on küll erinevaid kristluse algeid, siin on siis katoliiklust, luterlust, õigeusku. Aga lõpuks me oleme jõudnud hoopis järeldusele, et eestlased on hoopis hariduse usku. See on meie usutunnistus, meie credo. Kui seda ei oleks, kui me ei oleks seda juba Forseliuse aegadest peale, varasemasse aega, natukene võib-olla on see nii laiapindne, siis on väga kõnekad faktid. Näiteks 1896, kui on Vene impeeriumi viidud läbi rahvaloendus, teatavasti kuulub sinna siis ka veel Soome ja ka Poola, siis keskmine kirjaoskus on tulles impeeriumis 20%. See on väga-väga väike. Suuremates linnades, Peterburg, Moskva, Varssav, 40%. Eesti aladel, ja te teate seda kõik, jälle siin on need nüansid sees, kas lugemine kirjutamine või mõned, üle 90%. Kui seda fakti ei oleks, pluss mõned liituvad faktid, siis me tegelikult teiega siin täna ei oleks. Meil ei oleks rahvana olemas. Põhjus on hästi lihtne. Kui algab vabadussõda, siis meil võib olla väga tublisi noori, kes on nõus püss käes minema rindele. Meil võib olla ka pisut hiljem küll mingi rahvaslik toetus sellele aktsioonile, mida me nimetame vabadussõjaks. Aga kui oleks ohvitsere, siis oleks lihtsalt üks mass, väga patriootlikult meelestatud, kuid kes ei suudaks võita lahingut. Ja kus siis tekivad ohvitserid ja kus tekivad need eeldused. Kui siis 11. Vene-Türgi-sõda lõpeb, siis tegelikult muudetakse lähtealuseid, kuidas on võimalik saada ohvitseriks. Ehk siis limpike kooli, valdavalt siis Vilnosse ja Peterburgi saavad minna ka noored mehed, kes ei ole aadisoost. Aga nad peavad oskama lugeda kirjutada. Ja nüüd Liivimaa on need mehed olemas, Eestimaa aladel on need mehed olemas. Pluss vene keele oskus, millele tuleb öelda küll Aleksandri III tänu tema venestamispoliitikale, mis toetab seda. Ehk siis tänu sellele haridusele saavutame vabaduse. Nüüd, kui me vaatame ette, siis me peame ka mõtlema, mis meil nagu inimkonnana ja ka Eesti rahvana ees ootab. Aastas 2050 on top 3 rahvaarvu poolest 3 Aafrika riiki. Kongo, Nigeeria ja midagi veel. Mis tähendab seda, et kui me arvestame ja vaatame, kus need riigid asuvad, need riigid asuvad nendes Aafrika piirkondades, kus ei ole vett, kus on väga madalad elatuse haridustase, kus on
sademete puudus, siis see mass hakkab kuhugi liikuma. Ja kui ma vaatan kaarti, siis see mass liigub Euroopasse, muuhulgas ka Eestisse. Mida meie saame ära teha, täna tundub see probleem võib-olla kaugel, aga need õpilased, keda te õpetate, nemad peavad seda asja klattima. Seda ei saa lihtsalt maha püükida. Mis see tee on? Saadame Aafrikasse rohkem ja rohkem raha nagu must auku, see ei ole lahendus. Aga me näeme nüüd jälle, et tegelikult on see korrelatsioon harituse ja ka laste arvu poolest väga sünkroonis. Ehk siis pigem mitte raha, vaid pigem teadmis, pigem haridus, muuta seda keskkonda, et nendes riikides, kus niikuinii on väga noored riigid, nagu vanuse poolest, ei oleks see sündimus liiga suur. Vastasel korral me kaotame enda elukeskkonna, enda selle, mida me oleme siin üles ehitanud nii Euroopas, ja me teame, et see on juba probleem mitmed kool või ka Eestis laiemalt. See tuleb meil. Ehk siis haridus on ka suuremas vaates oluline. Nüüd selle tagasi nagu natukene maisemate teemade juurde. See haridus on meie ümber, meie sees, meie iga päev meiega koos. Sellest ei saa üle ka ümber, hariduse kvaliteet on ülioluline. Me elasime üles COVID-i, me arvasime, et olid toredad distantsõppe variandid võiks nagu asendada, me oleme tänades aru saanud, et ei asendanud. Et distantsõppe ei kao kuhugi, õpetaja ei kao kuhugi, 3D hologramm kuskil tahvli ees ei kao kuhugi, ütleme jah, teoreetiliselt võiks tulla, aga me pigem ei tahaks seda, meil on vaja elusat inimest, elusat õpetajat, elusat pedagoogi ja kõiki neid, kes seda toetavad. Ja kui me sellesse panustame, mitte lihtsalt haridus ei peaks olema meie siht, vaid hea haridus või väga hea haridus ka Kehtna vallas, siis me oleme õige tee. Kes tulevikus hakkab siis mängima ju rohkem rolli, et meil on terviklik elukaar nii alguses, kui me õpime, saame hariduse, oleks tugev ja üle keskmise hea või ka väärikas vananemine. Keskmist osa on lihtne klattida, aga see esimene ja tagumine ots on natukene keerulised rallid. Et me peame mõtlema, kuidas me seda saavutame. Teie olete üks oluline panus sellesse. Ja ilma teieta need asjad ei juhtuks, ilma teie ideedete ja kaasa mõtlemised ei juhtuks. Ja kuna me teame, et ka me praegu Kehtna vallas oleme haridusstrateegiat siin koostamas väga kiiresti küll, me teame, et me peame vaatama natukene teistmoodi järgmistel aastatel. See, mis meid tõid siia, see ei pruugi meid edasi viia. Ma kutsun kõiki kaasa mõtlema, vaatama ja mõtlema ka kassist välja, mis on see, mis võiks meid Eesti mõistes kaardile panna, kui väga hariduse panna. Aga tänan teid selle tehtud töö eest ja soovin teile edu, jõudu, jaksu ka järgnevatel õppeaastatel. Aitäh! Kõik õpetajad on väärt tunnustamist ja tänu. Ja eks ole see tänane päev ellu kutsutud selle tänu ja tunnustuse avaldamiseks teile kõigile. Aga mõned teie hulgast on olnud sel aastal erakordselt toimekas aasta, mis väärib omakorda veel eriti esile tõstmist. Sellel aastal toimus 13. noorte laulu- ja tantsupidu. Kehtna vallast osales sellel suurepärasel peol 6 kollektiivi, kokku üle 100 noore inimese. Need noored said peole oma juhendajate abi, sest ainult tublidusest mõnikord ei piisa, on vaja ka seda vedu, mis energia õiges suunas liikuma paneb. Palun tänu lastele ja noorte juhendamise eest ja osalemise eest maakondlikel laulu- ja tantsupiidudel ning noorte ja laulu- ja tantsupiidudel üle anda Kehtna vallavanemad ametiksi. Ja palun seda ette tulla Ehasepp, Ea Hark, Lea Karjamäe, Viive Raam ja Kadi Särks. Tänukiri Ehaseppale. Tänukiri Ea Harkile. Tänukiri Lea Karjasele.
tänukiri Viive Raamile. Tänukiri Kadi Saksale. Kehtna vallas toimetavad Kehtna kunstide kooli andekad õpetajad, kes mitte ainult ei juhenda oma õpilasi igapäevaselt, vaid innustavad neid ka kunstikonkurssidel osalema ja seal ka häid kohti saavutama. Ning tänu neile saab Kehtna noorte kunstnike töid näha erinevatel näitustel. Palun siia ette tulla Keiu Kuresaar, Piret Uibotalu ja Saima Randjärv. Kehtna vallavanem annab välja tänukirja pühendunud töö eest noorte kunstihariduse edendajana ning õpilaste eduka osalemise eest üleriigilistel kunstikonkurssidel. Tänukiri Keiu Kuresaar. Tänukiri Piret Uibotalu. Tänukiri Saima Randjärv. Ning nüüd meie tänase päeva tipphetk, meie kõige-kõigemad. Aeg on välja kuulutada aasta õpetajad 2023. Ester Randma. Kati Kraav, Tartu Põhikool. Keiu Kuresaar, Kehtna kunstide kool. Kristi Lehtla, Järvakandi kool. Pirje Vaal, Kehtna lasteaed Sille. Õnnela Seppmann, Valku lasteaed Pesapuu. Sigrid Kressel, Kehtna Põhikool. Kõigepealt viib aasta õpetaja 2021 Pille Matt meie meeled oma konglimänguga argipäevastelt radadelt hoopis teistele rännakutele.
ja palun teie ette Mariti, kes siis räägib oma tegemistest Pisirohe vallas. Mina olen Uus Pisirohe ja mina toon teile täna tervist ja õpetan teid, kuidas seda tervist ise kodus kasvatada või koolis või lasteaias kasvatada koos oma õpilastega. Mina tulen sellisest kohast nagu Tapavalt, natukene siit eemal. Meie oleme juba paar aastat koos elukaaslasega seda ettevõtet pidanud, Uus Pisirohe. Ja meie kasvatame siis selliseid pisikesi, armsaid, väikseid taimekesi, keda me ise kutsume pisirohedeks. Rahvakeeli tuntakse neid võrsetena, aga meie arvasime, et selline nende ingliskeelne vaste on microgreens ja me arvasime, et see sõna pisirohe iseloomustab neid taimi paremini kui see sõna võrse. Natukene minust ka, kusjuures mina olen ka õpetaja. Minu bakalaureusekraad on saadud Tartu Ülikoolist, ma olen bioloogia ja geograafia põhikooli õpetaja, aga saatus läks nii, et ma ei tundnud ennast koolis nii hästi ja otsustasin hoopis minna taimede teed. Nagu ma ikka ütlen, mina räägin taimede keelt ja ma olen aednik. Hetkel põhikohaga kodune kasvatame ühte väikest pisirohe, kelle nimi on Rao ja kes on meil väga suur abiline kodus, põhiliselt korratuse tegemisel. Lisaks sellele, et ma kodune olen, siis tegeleme kaasaga juba nagu mainitud selle ettevõttega. Ma töötan muidu Tallinna botaanikaaias. Ma olen ametilt siis sibulillede vanemaednik. Ma tean tüüpidest, nartsissidest, raugustest, luiväljukestest ja teistest sibulilledest väga palju, tõesti väga palju. Ja lisaks botaanikaaiale mulle meeldib ka aiakirjandus. Kirjutan päris palju lugusid erinevatest aiateemadest. Ja hariduselt ka, et lisaks õpetajal on mul siis ka aedniku haridus. Nii et õppida mulle meeldib ja mulle meeldib ka õpetada, mulle meeldib koolitusi teha. Selles mõttes mul on nii tohutult suur au ja hea meel, et mind täna siia kutsuti ja just õpetajate juurde, et ma saan teha oma pisikest etteastet ja anda oma pisikene panus teie tervise ja teie õpilaste tervise suunas. Nii, pikk jutt läheb veel edasi. Nagu ma mainisin, need on siis pisirohetaimed. Ja et oleks hästi korrektne, ka minu botaanika taust tuleks ikka korralikult esile, siis botaaniliselt, terminoloogiliselt kutsutakse neid taimi tõusmeteks. Võrsed on tegelikult, kuuluvad puittaimedele või puitunud varrega püsikutele. Et siis nüüd te teate. Aga rahvakeeli need ikka kutsutakse võrseks ja selleks, et vähem segadust tekitada ja et ma ei läheks Urmas Laansooga väga palju tülli, siis me otsustasime neid kutsuda pisiroheks, et üldse toome uue termini sisse. Ja miks neid pisirohetaimi üldse hinnatakse, miks ma siin ees olen ja miks ma räägin, et see on tervis? Need pisikesed taimed, need, mis konkreetselt praegu minu käes on, need on nüüd brokoli ehk spargelkapsa tõusmed. Nad on kasvanud 8 päeva ja neid armastatakse sellepärast, et nendes on hästi palju vitamiine, mineraalaineid ja antioksüdante. Võrreldes nüüd suure lillkapsaga või brokoliga on nemad kui pisikene vitamiinikapsel. Kuna nad on kasvanud 8 päeva, ei ole ja nad on nii väikesed, siis need kõik
vitamiinid, mineraalained on nende sees nagu nende sees. Need ei ole nagu ära hajunud, need ei ole ka maailma ära hajunud. Et kui nüüd brokoli või liivapsas ise kasvab terve suvehooaja 3 kuud, siis need kasulikud ained on selle taime peale nii-öelda nagu ära hajunud. Aga selleks, et saada kõik kasulikud ained varem kätte, võib siis süüa neid pisitigi tõusmeid. Too mikrofilmide maailm mujal maailmas, USA-s juba 10-20 aastat on neid hinnatud, eelkõige restoranides, ja Eestis viimased selline 4-5-6 aastat on see läinud moodi. Õnneks. Et alguses neid kasutati ainult toitude dekoratsiooniks, aga nüüd on see läinud üha populaarsemaks, et ka nii-öelda tavainimesed võiksid neid oma kodus kasutada ja kasvatada. Ja siin tulen mina appi, ma olen nii-öelda spetsialiseerunud pisirohe koolituste jaoks, et lisaks sellele, et me neid kasvatame nii restoranidele kui ka eraklientidele, siis me teeme ka hästi palju koolitusi ja õpetame, kuidas neid kasvatada. Ja nüüd ma räägingi siis sellest saladusest, tegelikult enne ma täiesti unustasin. Teie laudadel on nüüd need suuremad karbid, kus sees on pisirohetaimed. Head ma ei unustanud, eks ju. Tehke need karbid lahti ja võtke esimeseks, te saate neid maitsta. Ja võtke kohe esimeseks need sellised peenemad taimed. Need samad peenemad taimed, mis teie karpide sees ongi nüüd brokoli. Brokoli pisirohe. Ja brokoli pisirohe siis veetakse teaduslikult kõige realistlikumaks, sest selles on selline aine, mis on suhkrapaan, mis aitab võidelda diabeediga, vähiga, suhkruhaigusega. See suhkrapaan on üks tõeline looduslik imeaine apteegides, kus müüakse seda sama brokoli kapslite sees. Aga et saada siis tervislikku ja värsket brokoli või just teist kõigest kasutada. Nii, kuidas maitseb? Kaarikad. Ma näen nüüd väga kaarikad. Tundub, et läheb hästi. Brokoli on üks selliseid mahedama maitselisi. Üldjoontes ta mida inimestele meeldib, sest ta ei ole liiga kõrge, ta ei ole liiga intensiivne. Brokoli on hästi tore ja hea panemisest, et ta kasvab 7-8 päeva ja siis on ta selline ilus suur ja kõige suurest. Nüüd võtke seda keskmist taimet. Ma ei ütle teile tema nime, võtke seda punast taime, punaste lehtedega taime. Ja ootate pakkumisi, mis talle see redist, mädarigas. Mädarigas on selles mõttes väga hea pakkumine, et kui tegemist on risttõielisega, siis risttõielistel ongi väga iseloomulik maitse ja õige vastus on redis. Õige vastus on redis ja see on selline äge redis, mille suurim rambo ja hästi meeldib ka. Ilus värv ja rambo.